sellel korral tutvustame toite etnograafilise arhiivi 100. köitest ja vaatame piirisaarlaste vanema aja sööke. Piirisaare põhitoiduks olidki kartul ja kala. Kala oli neil igal kujul küll. Kui värsket kala ei ole olnud, siis nad varusid seda kala, kui neil oli hulga kala, siis nad kuivatasid seda kala. Valmistame siis paksupiimast söögi, siis valmistame eelroa suurmepudru, siis tuleb kala kartuliga, kalapirukas. Kalapiruka retsept on võetud küll Virtina kokaraamatust, natuke uuendatud. Makustuseks tuleb kissell prossapudruga. Prossapudru kohta nad on väga öelnud, et see on sama hää kui munapuder. Nii, täna me hakkame tegema paksu piima. Vanasti see paks piim, seda kutsuti ehk kohupiima soolama. Et soolame kohupiima talveks. Vanasti, kui ei olnud külmkappe ja ega need lehmad siis ka kogu aeg ei lüpsnud, ei olnud võimalik saada lüpsi piima ja paneme siis kuskil niimoodi 200 grammile kohupiimale 2 teelusika täit soola, tambime siia pooki. Paneme ta nüüd siis siia või alla kaane peale ja paneme siis külma seisma. Ega vanasti oli ka, et kohupiim läks ju sahvrisse koos nende, mille siis seda siis nagu soola pandi, kes pani selle piimamannergu sisse, kes pani üldse kasturi sisse ja siis soola ja kaan peale ja siis, kui oli vaja süüa, siis minti ja lusikaga võeti vastav kogus. Et kasutame seda siis järgmine kord, kui me hakkame tegema suurma suppi, ehk tambusuppi, keldokalaga kartuleid ehk kuivatatud kalasid keedame kartuliga, siis võtame paksu piima peale, servame ehk joome. Piirisaarlased vist väga suured magustoidusööjad ei olnud, aga ainuke asi, mida nad peaaegu mainisid oma seal kirjelduses, on siis kissell. Seal oli küll juttu muraka kissellist, aga murakaid meil kuskilt võtta ei olnud, aga ma arvan, kirsi kissell on sama hea. Nii et need on täiesti siin kodused Tammelinna kirsid, mis on eelmisel suvel pandud sügavkülma. Ja nendest siis teemegi kisselli. Ja siis paneme väga tihti, panen kissellile, ütleme ka seda, et panen kirsi või mustika kisselli, siis ära barberit lihtsalt. Et siis kuidagi, ma ei tea, annab paremini see kissell välja. See maitsma on. Vaata, ära barber on suht tampu ja kirst on ka suht tampu. Järklisega on ka see, et kunagi ei tea, palju teda täpselt peab panema, et kas kissell saab paks või vedel. Aga paneme näiteks 4 lusikat, kui suur poti täis on.
põhimõtteliselt jah, külmas vees, siis ta nagu jahtub kiiremini, saab vahepeal segada, et siis ei tule sellist kissellikilet peale. Muretaigna kalapirukas, siis peaks tegema selle muretaigna valmis põhja jaoks ja siia läheb 250 grammi jahu, mis mul on valmis mõõdetud ja siin 2 supilasikatäit võid, ma lihtsalt lõikan nad väiksemad tükid. Ja tegelikult siis on veel lisaks 2 supilusikatäit hapukoort ka. Ma nüüd natukene hakin ja kui enam-vähem ühtlasem on, siis panen selle hapukoore siia juurde ka. Tundub, et tainas üldse ei seo ja võtame selle vastutuse ja paneme lisaks ühe muna juurde. Vaatame, kas siis taigen muutub paremini rullitavaks. Noh, juba tunda, et hakkab siduma. Noh, taigen on saanud vähemalt seotuks. Ja nüüd ta peaks siis minema pooleks tunniks külmkappi, et jahu saaks paisuda. Laseme natuke tund aega umbes leos olla ja siis hakkame keegi. Meie piruka peakangela, mis on suitsuangeris, mis on tegelikult toores angerjas. Ja sellel tuleks nüüd kuidagi saada maha soomus. Soomus tähendab, et sellel angerjal just soomust ei ole. Angerjas on kaetud limaga. Et selle jämeda soolaga peaks siis selle lima saama maha õõruda. Kohe proovime, kuidas see asi välja näeb. Ja see pidi ikkagi üsna palju õõrumist olema. Mis praegu ta on nii libe, et ei saa isegi käes hoida. Minu vanaema oli 7. päeva adventist ja siis tema ei söönud angerjatega silmu, sest ilma soomuseta kala ei tohi süüa. Et see on mereuss. Kaks korda oleme jämeda soolaga õõrunud ja külma voolava vee all pesnud. Ja angerjas on nüüd muutunud see paber. Ma natuke läheb siia selle peale midagi juhtu. Angerjas on siiski muutunud selliseks, et saab käes hoida. Ta ei ole enam nii libe. Nii. Niimoodi. Kui siis nüüd prooviks seda kuidagi fileerida. Näed, sapp on siin. Seda ei tohi kotki lõigata, seda ma ikka lapsepõlvest mäletan, et siis jääb kõik mõruks. Ja siin on öeldud, et lõigata siis nagu mingid suured tükid ja need praadida ja siis lõigata praetud kala nagu veel hakkida peeneks. Mina ei tea, mina võiks kohe ta valmis lõigata juba. Maire, mis sa arvad? Lõikan kohe valmis või? Arvan, et tegelikult sa võiks lõigata parajad tükid valmis ja siis neid panekski need tükid sinna
praeks need tükid ja siis siis paneks kohe sinna. need siuksed, noh, siuksed tükid. Siis mul on 5 pipra segu, kus on vürts ka sees. Paneme siia mõned keerutada segu peale. Aga väga juurde panna, muidu võib liiga palju saada. Ja natukene jämedat soola. Natukene. Nii. Ja nüüd peaks segama lusikaga. Patsutan natuke kokku, siis maitse ühtlustub. Angeri hakkliha. Ja nüüd laseme ta siis natuke toatemperatuuril siin maitsestuda. Piirissaare põhitoit on kala. Kui värsket kala ei olnud, siis nad kuivatasid kala ja täna me proovime ka siis kuivatatud kalast süüa teha. Tänapäeval on muidugi poest väga raske saada head korralikult kuivatatud kala, sest kala on ju kõik jäetud puhastamata, aga õnneks oli ühest kaubandusketis kuivatatud latikas, mis oli seest ära puhastatud. Aga sellel on see miinus, et mina nagu mäletan lapsepõlvest meil ka kuivatati kala, aga soomus võeti maha. Nüüd ma pean ka vaatama, kuidas ma selle soomuse siit kätte saan. Meil oleks vaja siis panna piruka põhja jaoks või õigemini piruka tädise jaoks keemariis ja munad. Ma panen üks mõlemale kaaned panna tuled alla. Kala ja kartuli oli Piirissaar põhitoit. Maad oli vähe, kartulit kevadeks ei jagunud, kartulit sööti sügis talvisel hooajal. Põhiline oli see, et kartul kooriti alati ära, söödi kooritud kartulit. Lisasime siis kruupidele ehk suurmetele natuke vett juurde ja paneme neid keema. Suurmasuppi tehti ikkagi selge härja rasvaga. Õnnestus kaubandusest saada veiserasva. Lisan sinna ühe lusikade veiserasvaga juurde. Kiivime siis piruka täidise jaoks jämeda riiviga 3 keedetud muna. Praegu nüüd peaks angeri ära praadima. Peame selle keedetud riisi siia panema. See on küll imelik pirukas tule. Aga riisil on nagu see eesmärk ka, et ta võtab selle kala mahlasust ja rasvasust enda, siis riis tuli siis põhja panna. Nüüd peaks selle kala siis panema siia. Nii. Võtad siit natukene juba pealt ära. Huvitav. Ja tegelikult oli retseptis, et kõige peale veel võitükikesi. Aha, võitükikesi. Öelge, kas paneme? Paneme ikka, kes tahaks siis paneme. Nüüd paneme siis kardokat keltokalaga keema ja mul hakkisin siin natuke sibulat, paneme alla siia, laseme vett. Paneme kartulit alla. Kuna me ei tea, kui suulane see kala on, siis suula momendil ei pane.
juurde. Selle võib mingi väiksele kuumusele panna. Ja nüüd proonistan siin veiserasva sees natukene nisujahu ja selle proonistatud nisujahu lisan suurme supile juurde. Nüüd hakkame tegema siis paksu piima, paks piim. Paks piim on tegelikult soolakohupiim, mida siis talveks või kui lehmad olid kinni, varuti. Ja või on selleks siin, et õhk juurde ei pääseks, siis et siin all oleks siis see kohupiim värske. Võtame siis paar rusikatäit kohupiima. Lahjendame selle vees ära. Seda kutsuti, see on paastutoit tegelikult, seda siis süüakse kartuliga, võib süüa kartuli kõrvale või igasugu jahuputrude kõrvale võib süüa. Kutsutakse ka härjapiimaks. Nüüd kiselli juurde teeme ka putru. Ja ütleme seal Piirissaare nendes märkmetes oli kirjas selline asi nagu prossapuder, et mida nad muudku tegid, prossaputru. Ja alguses me ei saanud üldse aru, mis asi see on. Mairega arutasime, ei tea. Aga siis Maire ühel päeval tuli teadmisega, et ma tean, mis see prossa on, see on hirss. Et see on vene laen sõna, aga ju need mõjud olid nii tugevad. Ja ütleme, hirss on nagu selles mõttes ka huvitav, et ma julgelt ütlen üle 50% eestlaste, kui sa ütled neile hirsipuder, neil tõusevad juuksed peast püsti ja nad ütlevad, et seda kindlasti ei söö. Aga me proovime, kas hirss on tänapäeval meeldivam kui nõukogude ajal. Väga peen hirss, ökopoest ostetud, see peaks eriti hea olema. Ja siin on öeldud, et ühesõnaga peaksin ta tegelikult läbi loputama. Et muidu tuleb võtta 1 osa hirssi ja 2 osa vett. Aga ma loputan ta läbi, siis võib-olla tuleb parem. Millal see tuleb? Tere! Ma olen teda nüüd natuke kuumutanud, ma ei tea, kas piisavalt, aga põhimõtteliselt nüüd on õpetuse järgi ma panin siis 1 klaasi hirssi ja 2 klaasi vett. Ja siis peaks umbes 20 minutit hautama. Ja siis võib pärast veel mässida mingisse sooja rätikusse ja siis jätta hauduma. Ma arvan, et see tang on meil, või hirsitang on enam-vähem ära keenud. Paneme natuke võid, et ma arvan, et see teeb lihtsalt maitse paremaks. Kui maitsesin, et ikkagi mulle natuke tundus sellist hirsi võru maitset siin, aga näis. Et kuna te olete juba matkanud muuseumi teest number 2 juures siia Räägu tänavale, siis kõigepealt nagu piirisaarlased ka rändasid Piirisaarelt põhjarannikule, et sealt kala püüda Kroonlinna alla. Siis oli teil kaasas paks puder. Paks puder on soolatud kohupiim, millest siis pandi sellele soolatud kohupiimale vett peale, tehti siis sellest nagu siukest vedelikku, mida siis nad sõid niimoodi, et võtsid rukkileiva, hammustasid rukkileiva ja võtsid seda paksupiima vett peale. Ja seda paksupiima vedelikku võib siis ka süüa ka surma supiga, võib süüa ka tavalise kartuli peale võtta, nii et siin on mul valmis tehtud siis paks piim. Te võite nüüd, segan selle natukene ära, võite siis endale panna siia topsi sisse ja maitsta niimoodi rukkileivaga.
Palun laske ja mõista. ma ei näe väga optimistlik. Kas see kaus tuleb pärast veel midagi või? Pärast tulevast. Kas kohe seda mingi, mis Suurmasuppi. No ma võin sulle suurmasuppi. Aga mis see Anna mulle seda vedelikku, ma kohe maitsen seda Vedelikku vedelikku paned ära. siia kaussi. Järgmine kauss on, seal on see suurmasupi maasid. Aga telgi seda surmasuppi ka. Suurmasupp on. mitte surmasupp. Suurmasupp on tangusupp. Suurma. me tegime aasta tagasi muide seda suurmasülti ju. Siin Anke juures. Suurmad olid sees ja kruubid. sa nii vähe endale panid siis. No sa paned ikka mitu kulbitäit, jah? Maitseb nagu soolane kogu piima lihtsalt vedeleb. No see ongi, tegelikult see ongi paastutoit. Seda kuidagi paksemat Ei saa paksemat. Kui sa tahad paksemat leiva peale. mina proovin välja kurrata. kogu piimavesi nagu. Ei no seda kasutati ka, kuna see tegelikult ongi see õige maitse, ongi sul mitte kogu piim. Teie julged võtsite. Ei no, eks ma proovime ära muidugi. me võime lihtsalt väljanägemine on tal natukene nadivõitu. kes kohupiima sööb seda. Jaa, aga maitse Kes on tahab, täiesti siis tuttav. võib siit omale leiva peale panna seda. Sul on ikka See oli ikka palju tuttav, ei ole siin midagi Leiva peale panna. Võite kinni hoida. Mina oma kodus olen seda niimoodi söönud, et see oli meil laua peal, igaüks võttis sealt lusikaga endale, mitte tänapäeval see ei ole hügieeniline, et igaüks ühest suurest potist lusikaga võtab. Suurmesuppe, ega nad tegid ka küll kõiki, kui nad olid seal, piirisaarlased olid seal Kroonlinna all kala püüdmas, siis neil oli nagu põhitoit oligi, kas hommikuks tegid 2 suppi, oli suurma ehk tangusupp ja hernesupp. Et neil oli oma pada kaasas ja nad käisid seda suppi keetmas trahterist, kus nad pidid ostma teed, sellepärast et trahterist lubati neil seda suppi siis keeta, kui need ostsid 5 kopika eest teed. Kui nad õhtuks keetsid seda tangusuppi, siis seda tangusuppi sõid nad õhtul ja järgmise päeva hommikul, siis järgmine supp oli hernesupp, mida siis söödi siis sama päeva õhtul ja järgmise päeva hommikul, niimoodi keetsid omale toitu. Nii, noh, Aune, kus sa oled? Tule võta suurmasuppi. See on nagu nüüd kruubipuder on veega segatud. vanal ajal oli ikka toiduga kitsas, et siis pidi kõiki asju veega segama. Piirissaared neil vett oli palju. Nälga ei jää. Nälga ja ega ta halb ei ole, aga iga päev ei tee see. Järgmine roog on siis keldokala kardokaga. See tähendab seda, et kuivatatud soolatud kala on pandud kartulite peale keema ja siis on lastud nii kaua keeda, kui kala on enam-vähem pehme. see on kasi kostma ära, eraldi kivi peab uuristama. Ja paksu piima võite peale hammustada jälle. Närida. Paksu piima võite jälle peale võtta lusikaga. see latikas on üks igavene luine kala ju. Piim oli nii paks, et pidi närima. Maitseb nagu minu lapsepõlv muus. Originaalis on Angela pilukad seal retseptiga nagu teed nagu pärmitaignaga või teed nagu leivataignaga ja siis oli ka kaetud, et olid tangud, mitte riis, olid tangud, et lihtsalt natuke nagu loputad tangud ära, paned need tangud siia alla ja siis katad selle piruka veel nagu kinni, et noh nagu kaetud pirukas, nii et aga võtsime Virtina Koka raamatust natuke moodsamat retsepti, et siis on lahtine. No, ma ütleks, et see tainas, no jah, päris muretainas see ei ole, et ta mingi küpsis ja aga jällegi võib-olla ta ongi hea selles mõttes, et ta, kuna see tainas on nii iseloomutu maitsega, siis ta laseb sellel angerjal nagu rohkem esile tulla. See taigna maitse jääb täitsa tahaplaanile. Taignal polnud isegi näputäit soolagi pandud, selle ma panin küll ise, et natukenegi oleks päris mage oleks ka imelik olnud minu arust. Kuule, see on küll hea. Ei, mul on. Ma mõtlesin, Seda ma olen nõus kodus ka teha. jaa. Kui keegi mul angerja toob.
ühesõnaga, see on siis, mis see oli, Brossa puder on siis kisselliga, et kissell oli ainuke magustoit, mida Piirissaares oli mainitud. Ja tegelikult ma mäletan umbes 10 aasta tagusest ajast, kui ma ka proovisin hirsiputru keeta ja minu arust see sobis ideaalselt just nimelt kirsikisselliga. Väga maitsekas kisselli. Kuna kisselliga oli ju uus hooaeg on algamas, vanad marjad on kõik sügavkülmas, tuleb ära süüa ju. Väga hea.